Guinness peab uue raamatu looma. Miks? Ukraina teeb jätkuvalt võimatut, purustades rekordeid üksteise järel, samal ajal kui Venemaa laguneb. Sõidukid hävitatakse sellise kiirusega, mida Putin ei suuda isegi ette kujutada. Venemaal põlevad rafineerimistehased kõikjal, kuna Ukraina korraldab rekordarvu rünnakuid. Rekordid püsivad ja on valmis taas purustamiseks, kui Ukraina muutub tugevamaks. Venemaa vihkab seda kõike, kuid ei saa midagi ette võtta. Alustame logistikarekordist, sest see on suur asi, mis avaldab tohutut mõju igale plaanile, mille Putin tegi oma kevadiseks ja suviseks pealetungiks. 31. mai raportis teatab Euromaidan Press, et Ukraina püstitas kõigi aegade päevarekordi hävitatud Vene sõidukite arvus. See rekord püstitati 29. mail ja see on 483 Vene sõidukit. Ukraina kindralstaap esitas üksikasjad Facebooki postituses, kus märgiti, et need sõidukid on autod, veoautod ja kütuseveokid, mis tavaliselt tegutsevad rindejoone taga, et hoida Venemaa logistilisi operatsioone töös. Ja et sellele suurele kaotusele veelgi soolahaavale raputada, hävitas Ukrainaga 2 Vene tanki ja 7 nende soomuslahingumasinat. Võiks öelda, et tehniliselt teeb see rekordiks 492 hävitatud sõidukit. Ukraina on rahul ka 483-ga. Sellel rekordil on veelgi rohkem tähendust. Ukraina on seda 2026. aastal korduvalt purustanud, näidates, kui tõhusaks on ta muutunud Venemaa vastu keskmaa löökide andmisel. Ja kui vaadata kuulõikes, siis näeme nüüd selgelt, kui palju Ukraina kampaania on laienenud. 1. aprilli raportis märkis United24 Media, et Ukraina hävitas 31 päeva jooksul 3545 Venemaa sõjaväesõidukit. Samal kuul püstitas Ukraina ka oma tollase rekordi, hävitades 27. märtsil ühe päevaga 210 sõidukit. Kui liigume edasi maini, näeme, et need numbrid on enam kui kahekordistunud. Päevane number, mida just jagasime, on 2,3 korda kõrgem kui 27. märtsi rekord, mis on Ukraina jaoks fenomenaalne saavutus. Aga oodake korraks, sest selle video tootmise ajal tuli värskeid uudiseid. Kui arvasite, et 29. mai oli Venemaa jaoks halb, siis Ukraina tegi seda uuesti, lõpetades mai stiilselt. 31. mail jagas Ukraina relvajõudude peastaap veel ühe igapäevase kaotuste statistika. Vladimir Putin saaks sellest juba valusa hoobi, nähes, et Venemaa oli sel päeval kaotanud veel 1560 sõdurit. Aga kui me kiiresti kontrollime mootorsõidukite ja kütuseveokite numbreid, näeme midagi märkimisväärset. 524 hävitatud ühe päevaga. Ukrainal kulus vaid 2 päeva, et ületada 29. mail püstitatud rekord 41 sõiduki võrra. See tähendab, et Venemaa rekordilised sõidukikaotused 29. mail polnud ühekordne juhus. Need on osa mustrist, mida Ukraina teadlikult loob ja millest sa varsti rohkem teada saad. Ukraina ei purustanud mais ainult oma igapäevast sõidukite hävitamise rekordit. See purustas täielikult oma senise rekordi Vene sõidukite kuu jooksul hävitamises. Sõjaanalüütik Aleksander Kovalenko ütleb, et Ukraina hävitas mais 7704 sõidukit ning kuu lõpuks võib kogu arv ületada 8000. Isegi kui eeldada, et see arv jääb 7704 juurde, on see 2,17 korda rohkem kui märtsis. See aitab oluliselt kaasa ka Venemaa kogukaotustele, mis on alates Putini sissetungi algusest 2022 aasta veebruaris ulatunud 100 713 sõidukini. See on nii järsk kiirendus, et see teeks isegi Usain Bolti uhkeks. Kuna Ukraina on alates märtsist purustanud sõidukite hävitamise rekordeid igal pool, tundub peaaegu nagu oleks käimas mingi kampaania, mis julgustab Ukraina droonioperaatoreid sihtima Vene sõidukeid eesliini tagalas. Me teeme nalja. Tegelikult on tõesti olemas selline kampaania ja sellel on isegi nimi – logistika sulgemise programm. 27. mail teatas Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et logistika sulgemise programm on ametlikult käivitatud. Ja üksikasjad näitavad meile, miks näeme nüüd, kuidas Ukraina purustab rekordeid Vene sõidukite hävitamises. Fedorov on loonud programmi, et suunata rohkem rahastust otse üksustele, mis sihivad Vene logistikat rindejoone taga. Esimeses etapis annab programm $113 miljonit rahastust otse brigaadidele, mis hävitavad Vene laod, juhtimisteed, varustusliinid ja logistilised vahendid nagu sõidukid. Esimesed rahalised ülekanded olid juba tehtud selleks ajaks, kui Fedorov programmi välja kuulutas. 2 päeva hiljem püstitati uus rekord. Juhus? Meie arvates mitte. Teises etapis kavatseb Ukraina kaitseministeerium avada tsentraliseeritud hankesüsteemi, et aidata hankida selliseid keskmaa löögisüsteeme, mis võimaldavad selliste rekordite purustamist. Need hanked peaksid hakkama tulemusi andma suveks ning see tugineb sellele, et Ukraina on viimastel kuudel juba 4-kordistanud Vene tagalalogistika ja sõjalise infrastruktuuri purustamist. See on üks viimaste nädalate olulisemaid operatiivseid arenguid. See on selle ametlikuks muutmine, mida Ukraina soovib saavutada.
rünnakud suuremas mahus, suurem ambitsioon, Vene logistika täielik hävitamine sellisel tasemel, mida Putin poleks kunagi osanud ette kujutada. logistika sulgemise programm tõi juba 2 päeva jooksul pärast selle ametlikuks kuulutamist kaasa rekordi. Ja me oleme valmis kihla vedama, et juba hullumeelne 29. mai rekord purustatakse lähitulevikus veelgi. Praegu näeme mõju kohapeal mitmel moel. Loomulikult on olemas otsene mõju. Praegu pole eriti raske leida maapinnal põlevaid Vene sõidukeid. Kõige selgem märk sellest, mida Ukraina teeb, tuleb maismaa koridorist, mis ühendab okupeeritud Krimmi ja Donetskit ning mis on sunnitud sulguma Ukraina keskmaa rünnakute laine tõttu, mis hävitavad nii palju Venemaa sõidukeid. Manhuši-Badoanski tee on alates 31. maist kogu liiklusele suletud, mis tähendab, et Venemaa keelab omaenda inimestel kasutada teid, mida ta on okupeerinud. Ümbersuunatud liiklus saadetakse alternatiivsele rannikuteele, mis on kiiresti ummistunud. Ja Forbesi andmetel on Ukraina suurendanud oma rünnakuid kõigis lõunaosas okupeeritud aladel, kusjuures esile tõstetakse üle 125 rünnaku, mis on korraldatud maismaa koridori vastu, mis ühendab Krimmi ja Donetskit. Meil ei ole ametlikku kinnitust, et see on järjekordne rekord, kuid nende rünnakute ulatus võrreldes varasemaga viitab sellele. Ole juhus, et Ukraina korraldas sellel nüüd suletud maanteel, mida Euromaidan Press nimetas tuleetenduseks, vaid mõned päevad varem rünnaku, mis hävitas kütuseveokid, veoautod ja haagise. Teelõigud Budjanski, Žankoi ja Melitopoli vahel on samuti sihtmärgiks olnud. Need on vaid mõned näited. Me oleksime siin terve päeva, kui loetleksime iga Ukraina rünnaku, mis viis selle rekordi purustava kuuni. Aga kui Vene sõidukid põlevad ja tagala logistika on purustatud, siis just rindel tekkinud probleemid loovad Putini jaoks tõelised raskused. Katkiine logistika tekitab probleeme vägedele. Tegelikult mitmeid, alustades sellest, et see takistab Venemaal sõdurite rindele saatmist. Seda kinnitab UKR Ukrinform, kelle sõnul on Ukraina rekordilised löögid rindejoonel ja tagalas muutnud Venemaa jaoks personali rindele toimetamise erakordselt raskeks. Väljaanne viitab 27. mai raportile, mille koostas Institute for the Study of War ehk ISW, kus öeldakse, et keskmaa löögid takistavad aktiivselt Venemaa võimet personali rindele toimetada, samuti varustada ja hoida rindejoone positsioone. See vähendaks oluliselt täiendavate reservväelaste arvu, kes üldse suudaksid rindele jõuda ja seal praegustes tingimustes Vene maismaa tegevust mõjutada. ISW andmetel annab Ukraina nutikas droonide kasutamine sõidukite ja logistikasõlmede hävitamiseks talle taktikalise eelise mõnes rindelõigus, mis loob sageli eelduse jõhkrate vasturünnakute jaoks, mida Ukraina on kogu kevade jooksul läbi viinud. Seega, Venemaa pealetung muutub nõrgemaks ja tema kaitse mureneb. Samuti ei tule Venemaa kütuse transportimisega eriti hästi toime. Me mainisime, et Ukraina hävitas kütuseveokeid Krimmi ja Donetski vahelisel maismaa koridoril. See pole sugugi juhuslik sihtmärkide valik. 22. mail teatas Moscow Times, et Kremli toetatud okupatsioonivõimud Krimmis olid sunnitud pärast Ukraina rünnakute lainet logistilistele objektidele kehtestama Sevastopoli sadamalinnas bensiiniratsiooni. Nende uute piirangute kohaselt võivad kodanikud osta kuni 20 liitrit bensiini ühe sõiduki või anuma kohta, mis teeb umbes 5,2 gallonit. See samm tuleb ajal, mil Venemaa rafineerimistehaste naftatöötlemise tase on langenud 4,69 miljoni barrelini päevas, mis on järjekordne rekord, kuna see on madalaim tase alates 2009. aastast. Ukrainal võib sellega olla natuke pistmist. Jääge meiega ja me selgitame, kuidas veel üks Ukraina püstitatud rekord aitab kaasa Krimmi tõsistele bensiiniprobleemidele. Siin näeme, kuidas Ukraina mõju ulatub üha enam Venemaa tagalasse. Ja kuigi see kõik mõjutab Venemaa võimet vägesid transportida ja tagada kütuse jõudmine tsiviilelanikeni sellistes kohtades nagu Krimm, seisneb Putini jaoks tõeline probleem rindel. Vene sõdurid surevad rekordarvudes ja see on suuresti tingitud Ukraina kampaaniast Vene logistika vastu. Oleme juba pikalt rääkinud sellest, kuidas Ukraina püstitab 2026. aastal igakuiseid kaotuste rekordeid. Nii märtsis kui ka aprillis kaotas Venemaa üle 35 000 sõduri. Selle video loomise ajal ei ole meil veel mai andmeid, kuid on tõenäoline, et need on isegi suuremad kui eelneva 2 kuu jooksul nähtud arvud. See oleks järjekordne rekord, mis purustatakse, ja see ei oleks mingi üllatus. 29. mai raportis avaldas Al Jazeera, et Venemaa kehv sooritus ja Ukraina laastav strateegia on viinud selleni, et iga Ukrainas vallutatud ruutkilomeetri kohta on Venemaa kaotused 3-kordistunud. 2025 aastal oli see näitaja 67 iga ruutkilomeetri kohta. Nüüd on see 179 venelast surnud või vigastatud iga ruutkilomeetri kohta, mille Venemaa Ukrainas vallutab. Rekordeid purustatakse verehinnaga. Ja see pole veel kõik. Mainisime varem Sevastopolit ja selle bensiiniprobleeme.
nagu iga teinegi probleem, mille oleme seni Venemaa puhul esile toonud, pole ka Krimmis toimuv juhuslik. See on otsene tulemus sellest, et Ukraina purustab taas uusi rekordeid. Aga enne kui selle juurde läheme, kui selline ülevaade Ukraina sõjast sind huvitab, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me analüüsime sündmusi sellisel moel igal nädalal. Nii et bensiiniprobleemid ja see teine rekord. Sa ilmselt aimad juba, mida me järgmiseks ütleme. Mais tabas Ukraina rohkem Venemaa naftarafineerimistehaseid ja energiarajatisi kui kunagi varem ning see tekitab Putinile tõsiseid probleeme kütuse vallas. Üksikasjad pärinevad Ukraina mehitamata süsteemide vägede kurikuulsalt komandörilt Robert Provdilt, kes teatas Telegrammis, mida Ukraina mais oma naftarünnakutega saavutas. Mais andis vabadust armastav Ukraina lind okupantide naftarafineerimistööstusele tulise 18+ reitingu, kuulutas Provdi oma teatraalsel moel. Tilge on siin see, et Ukraina on mais tabanud vähemalt 18 Venemaa rafineerimistehast ja energiatöötlemisjaama, kusjuures mitut neist rajatistest on Ukraina lendavad sanktsioonid külastanud korduvalt. Provdi esitab isegi nimekirja. Provdi ütleb Moskva, Saratov, Tuapse 5,0, Volgograd, Jaroslavl, Novorossijsk, Grozovaja, Sõõzran, Kostovo, Riazan, Taman, Pam, Kiriši, Samara, Jaroslavl, LV, LVD-d, Primorsk, Taganrog, Astrahan ja Orenburgi gaasitöötlemistehased. Me loeme selles nimekirjas 19 ja võiks isegi väita, et 23, kui arvestada iga Tuapse rünnakut eraldi. Need rünnakud ei tähendanud lihtsalt seda, et 1 või 2 drooni tabasid hoonete katuseid. Need olid tõhusad ja laastavalt mõjusad. Provdi teatab, et rohkem kui pooled tema nimekirjas olevatest rajatistest olid sunnitud mais mingil hetkel oma tegevuse peatama, mis näitab, et Ukraina ei ründa ainult energiataristut, vaid tabab nende rajatiste kriitilisi osi, mis vajavad parandamist. Enne kui Venemaa saab naasta olulise ülesande juurde, toota rohkem töödeldud naftatooteid, mida saab müüa või rindele saata. Provdi teeb selle selgeks veel ühe oma dramaatilise avaldusega, öeldes: kuldse nafta antiloope pussitada on selle diskoteegi peamine eesmärk, sest iga musta läga tünn muudetakse šahheedideks, kaliibriteks ja iskanderiteks ning lendab. Mei on toonud rekordilise kulminatsiooni Venemaa energia vastu suunatud kampaaniale, mis on kestnud juba pikka aega. 22. mai raportis teatas Kyiv Independent, et Ukraina oli selleks ajaks tabanud Venemaa naftarafineerimistehaseid 158 korda. Praeguseks on see number juba üle 160 ja see kasvab ainult edasi. 24 Venemaa 33 suuremast rafineerimistehasest on olnud sihtmärgiks. Enamik neist on saanud korduvaid lööke ning Ukraina on tabanud kõiki naftarafineerimistehaseid, mis asuvad Venemaa Euroopa osas. Need, mis asuvad kaugemal, saavad peagi samuti sihtmärkideks, sest Ukraina on arendanud võimekuse purustada nii kaugus kui ka löögimahu rekordeid. Aga sellest räägime kohe. Ukraina ei näita mingeid märke, et aeglustaks Venemaa nafta- ja gaasisektori hävitamist. 1. juunil teatas Japan Times, et eelmisel õhtul ründasid Ukraina droonid sihtmärke üle kogu Venemaa, sealhulgas naftatorustiku pumpamisjaama, kütuselao ja Saratovi naftarafineerimistehase. Võite mäletada seda rafineerimistehast kui teist nimekirjas, mille Provdi jagas. See tähendab, et Saratov on pidanud mais taluma vähemalt 2 rünnakut. See rafineerimistehas ei asu ka Ukraina lähedal. Droonid pidid selleks läbima umbes 700 kilomeetrit, avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Kuid tõeline tipphetk oli rünnak naftapumpamisjaama vastu Kiirovi piirkonnas. Ukraina droonid läbisid selle rünnaku jaoks 1300 kilomeetrit. See pole siiski päris rekord. Ukraina pikim rünnak selle sõja jooksul on seni olnud 1750 kilomeetrit. Aga see näitab meile, et Ukraina droonikampaania laienemine ei piirdu ainult rindejoone ja Venemaa tagalaga okupeeritud Ukrainas. See toimub kõikjal, kuna Ukraina droonid tabavad sügavamalt ja tugevamalt kui kunagi varem. Mõju on selgelt näha, eriti sellistes kohtades nagu Krimm, kus tsiviilelanikud tunnevad sõja mõju mitte droonide põhjustatud surma või vigastuste kaudu, vaid hädavajalikust kütusest ilmajäämise tõttu, mille on põhjustanud Ukraina tekitatud puudujäägid. See kütusepuudus, nagu ka Ukraina droonirünnakud, laieneb seni, kuni Ukraina hoiab survet peal. Siiski on Putini jaoks suurem kaotus see mõju, mida Ukraina rekordilised rünnakud avaldavad Venemaa võimele kütusetooteid eksportida. 1. juuni raportis avaldas Reuters, et Venemaa on keelanud lennukikütuse ekspordi kuni 30. novembrini. See näitab meile, et Venemaad sunnitakse tegema raskeid valikuid. Riik peab kütust müüma. Nafta ja rafineeritud toodete müügist saadava tulu maksustamine on see, mis hoiab miljardid dollarid Putini sõjakassasse voolamas. Kuid seda kütust on vaja ka rindel. Kui võtta Venemaa pilootidelt lennukikütus, kaovad nende kaubmarünnakud Ukraina vastu. Kui võtta see välismaistelt ostjatelt ära, hakkab raha otsa saama. Igal juhul saad sama tulemuse. Venemaa sõjamasin nõrgeneb.
see on Ukraina strateegia geniaalsus. rekordilised droonirünnakud Venemaa energiarajatiste vastu avaldavad selget mõju. jätkates droonidega on meil teile veel üks rekord jagada. 27. mail avaldas United 24 Media, et Ukraina püstitas järjekordse rekordi FPV droonirünnakuga, mis erines kõigist seni sõja jooksul korraldatutest. Taustaks, FPV droonid on rindel väga levinud. Need on mõeldud lühikese tegevusraadiusega droonideks, mis tavaliselt töötavad 15–20 kilomeetri kaugusel ning need on võtmetähtsusega tapitsoonide loomisel, nende alade äärealadel, mida Venemaa soovib vallutada. Nüüd on nende droonide kauguspiirangud sisuliselt minevik. Sõjalise analüütiku Serhii Stanenko sõnul õnnestus Ukrainal kasutada FPV drooni, mis lendas hämmastavad 102 kilomeetrit okupeeritud aladele. See tähendab, et keskmaa sihtmärk tabati FPV drooniga. Ja Ukraina tegi seda ilma ema drooni kasutamata, et drooni sihtmärgile lähemale viia. United 24 Media sõnul näitab uus rekord, kui kaugele on Ukraina jõudnud oma FPV droonide toiteallikate, navigatsioonisüsteemide ja kaugjuhtimise stabiilsuse täiustamisel. Ja lihtsalt selleks, et asja veelgi selgemaks teha, oli selle rekordit purustava FPV droonilennu sihtmärgiks Vene sõiduk. Üks rekord purustati selleks, et aidata kaasa teise rekordi purustamisele, mis varsti samuti ületati. Ukraina kogub rekordeid nagu Millennial, kes just avastas vinüülplaadid. Ja nüüd, kui Ukrainal on FPV droonid, mis suudavad lennata kuni 100 kilomeetri kaugusele, näeme laienenud hävitusalasid ja veelgi rohkem rünnakuid Venemaa lähitagalasse. Kõik see süvendab Putini juba olemasolevaid probleeme, kui ta üritab Venemaa kevad- ja suve pealetungi edasi viia. Jätame teid nüüd lõpusõnaga. Tundub, et ainus rekord, mida Ukraina mais ei suutnud purustada, oli tema kaugmaa rünnakute rekord, nagu me varem mainisime. 1750 kilomeetrit on muljetavaldav tulemus, mida ületada. Nii et see võib tunduda võimatu eesmärgina, aga see ei ole nii. 30. mai raportis avaldas Euromaidan Press, et Ukraina pealuure valitsus on teatanud, et neil on nüüd droonid, mis suudavad lennata kuni 3500 kilomeetri kaugusele. See tähendab, et ohus pole mitte ainult Euroopa Venemaa. Ka Kaug-Ida-alad, näiteks Siberi Krasnojarski piirkond, on nüüd sihtmärgiks saanud. Praegu on see pigem võimekuse väide kui tegelikult tõestatud rünnaku kaugus. Aga Ukrainal on kombeks teha ära selle, milleks ta enda sõnul võimeline on. Hoidke silm peal. Võib-olla ei lähe kaua, enne kui me anname teada, kuidas Ukraina on oma 1750 kilomeetri kauguse rekordi purustanud. Kõik, mida Putin teha saab, on vaadata, kuidas Ukraina rekordeid purustab ja Venemaa logistikat hävitab. Oleme juba maininud maismaaühendust Krimmiga. Rünnakud, mis selle maismaaühenduse sulgesid, on vaid osa laiemast Ukraina strateegiast võtta tagasi okupeeritud Krimme pärast enam kui 10 aastat, mil Venemaa on poolsaart ebaseaduslikult hoidnud. Tahad rohkem teada saada? Vaata siis meie videot, kus räägime põhjalikumalt, mida Ukraina on teinud ja miks see on oluline Krimmi poolsaare isoleerimisel. Aga enne seda ära unusta tellida The Military Show'd, et saaksid näha rohkem meie analüüse taasjõudu koguvast Ukrainast ja selle 2026. aasta strateegiast Venemaaga toimetulekul. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!